A te fortuna non carà. Come il peccato della città, come il peccato della città, della città, della città, della città. Tere! Täna me räägime häälest ja tema liikidest nii üldiselt kui ka sellest, kui oluline on see klassikalises või ooperi laulmises. Kui me mõtleme filmi või teatrietenduse peale, siis seal on kõik rollid jaotatud kas füüsiliste parameetrite järgi, vanuse järgi, karakterite järgi. Aga kui me räägime ooperi rollidest, siis nagu te mäletate meie eelmisest ooperi saatest, kogu teksti ooperis lauldakse ja näitlejateks ongi lauljaid. Nii et helilooja on kirjutanud kõik rollid hääleliikide järgi. Ja sellepärast on väga oluline, et laulja teaks täpselt, mis on tema hääleliik, et partii oleks talle mugav ja seega oleks ka publikul väga tore seda kõike kuulata. Alustame algusest. Hääl ja liik. Liik, see on sarnaste omadustega isendite kogum ja hääleliik jaguneb eelkõige meeshääleks ja naishääleks. Ja üks hääleliik tähendab seda, et teda iseloomustavad sarnased omadused. Ehk siis sarnane hääle omadus on näiteks hääle ulatus, hääle tessituur, hääle värv. Ja kui me räägime häälest, siis me mõtleme eelkõige suhtlemise peale. Aga kuidas tekib hääl? Ega me palju selle peale ei mõtle, kuigi me häält ju igapäevaselt kasutame. Hääl tekib niimoodi, et kopsudest tulev õhk läbib hääle paelu ja paneb nad vibreerima ja tekib selline heli. Kuidas nüüd sellisest kõrinast saab hääl? Aga saab see tänu resonaatoritele. Ja resonaatoriteks on rinnakorvi õõnsus ja peaõned. Kõrge heli puhul vibreerivad häälepaelad kiiresti, madala heli puhul palju aeglasemalt. Ja selline voolav, ühtlane hingamine annab häälele võimsuse ja voolamise. See on nagu auto jaoks mootor. Nüüd see pisikene kõrisõlmekene ja kogu kõri, kus see hääleaparaat on, see on hästi elastne. Ja seal on palju lihaseid ja sellega saab tegelikult teha väga huvitavaid häälitsusi. Ja kui te mõtlete näiteks multifilmide peale, kus kas või üks näitleja loeb erinevaid karaktereid, siis kõri natuke pigistades või selle suurust muutes või me kasutame sõna manipuleerides, saab tekitada hulgaliselt erinevaid karaktereid ja erinevaid kõlasid. Näiteks ma saan rääkida niimoodi. Ja pärast ma saan rääkida niimoodi. Ja ainult läbi selle, et ma siin natuke lihaseid liigutan. Hääl on ju ka emotsioonide väljendaja. Ja me teeme seda igapäevaselt. Kas me seda teeme teadlikult või ebateadlikult? Kindlasti tuleb teile tuttav ette sellised situatsioonid näiteks, kui teil on vaja oma isa või ema käest midagi välja lunida. Näiteks tahate sõbra või sõbranna juurde kauemaks jääda. Teie hääl kohe muutub. Ema, isa, palun lubage natuke kauemaks jääda. Tuleb tuttav ette. Või siis, kui te olete näiteks pahane või isegi vihane, siis teie hääl kohe muutub. Ma ei anna sulle seda andeks. Tuleb seegi hetk võib olla tuttav ette. Täpselt samamoodi on ooperis ja klassikalises laulmises. Ehk siis helilooja on erinevate karakterite ja emotsioonidega näinud ette seda,
kuidas laulja ehk osatäitja värvib oma häält vastavalt sellele tundele või emotsioonidele, mis parasjagu ooperis käsil on. Nii et laulja ülesanne on tegelikult oma häälest ja oma emotsioonidest otsida neid väljendusvahendeid, et see, mis me laval kuuleme, mõjuks tõepärasena. Ma arvan aga, et kõige targem oleks ooperilauljatelt endi käest uurida, mida põnevat neil oma hääleliikide kohta rääkida on. Kellest me alustame? Nella fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, teile laulis maailmakuulsat tenoriaariat Nessun Dorma Rahvusooperi Estonia solist Reigo Tamm. Tere! Tere, Reigo! Mul on sulle selline küsimus. Mis hääleliik see tenor tegelikult on? No tenorist võib rääkida väga pikalt ja põhjalikult, aga kui nüüd nagu kiiresti ja lühidalt rääkida, siis tenor on teadupärast kõrgeim meeshääl. Loomulikult on olemas ka veel kontratenor, aga sellest me täna ei räägi. Need on siis veel kõrgemad, aga neid tänapäeval kasutatakse vähem klassikalistes ooperilavastustes. Aga kui nüüd tulla minu hääle juurde, ehk siis tenori juurde, siis ta on kõrgeim meeshääl ja ta on tegelaskuju, kes tihtilugu mängib armukesi, petiseid ja üldjuhul nad ikkagi lõpuks ikkagi surevad ära. Kas esimese vaatuses või teises, aga ooperi lõppu nemad tavaliselt ei näe. Siiski on ju ka oopereid, kus nad jäävad ellu, et on ka nende peale halastatud ja näiteks Mozart on kindlasti üks selline helilooja, kes on tenorid ellu jätnud. Loomulikult on erandeid, mis kinnitavad reegleid ja tenorite kohta või siis üldse ooperi kohta niimoodi pealiskaudselt ja naljatades võiks öelda, et kõik sopranid tahavad tenorit, aga bariton ei lase ja bass ei saa üldse midagi aru. Väga täpne kirjeldus. Nii et selles mõttes ma tahtsin seda öelda, et tenorite puhul on tihti see aspekt, et me saame lava peal mängida armastust ja tihti lugu on kirjutatud ooperid nii, et sopranid, naised siis tahavad meid. Ja siis sellest tulenevalt on meil võib-olla niisugused ilusad armastust ja sellist tungi täis aariad, sellised kuulsad viisid ja muidugi ääretult ilusad duetid siis nende naistega, kes meid tahavad. Kas see on ka põhjus, miks tenorid on tegelikult ühed kuulsamad lauljad ooperites? Jah, sest et sopranid tahavad neid ja üldjuhul on tenorid hästi ilusad. Ja tenorid teenivad ka kõige rohkem raha. Nii et selles mõttes, et kui teil on, mõtled, üldse ooperilaulud üldiselt teenivad väga palju raha, et kui lapsevanemad mõtlevad, et mis nende laste eest võiks saada või kuidas nad võiksid õppida, et nad elus hakkama saaksid, siis ma soovitaksin hakata kirurgiks, advokaadiks või ooperilauljaks. Ja kui on võimalus, siis tenoriks, sest tenorid on ikka tõeliselt rikkad. Kui nüüd veel lõpetuseks küsida, et mis on need rollid, mida sa sooviksid, 5 või 10 aasta pärast laulda? Ma ei julge väga kõrgelt lennata või vähemalt kui ma lendan, siis ma lendan iseenda sees kõrgelt. Aga välja ma ühtegi
rolli ei julge öelda, aga ma võin öelda, kes on nii-öelda minu eeskujud võib-olla siin Eestis olnud või on ooperilauljad. Ma olen alati imetlenud ja kuulanud ja vaadanud Hendrik Krummi osatäitmisi ja rolle. Ja teine tenor, kes mulle ääretult meeldib, on Kalju Karask. Nii et võib-olla need kaks on sellised eeskujud, kelle repertuaarist kindlasti reiab rolle, mida ma ka tulevikus tahaksin teha. Ja kui nüüd rääkida välismaa tenoritest, siis ma ei ole väga originaalne ja ma ütlen sellise täiesti mitte originaalse nime, aga Pavarotti on maailmast mulle silma jäänud. Selle kohta võib öelda, et sul on väga hea maitse. Noh, aitäh. Ja ma tänan, et sa minuga siia vestlema tulid. Aitäh kutsumast. Mul on väga hea meel, et mu külaliseks on hetkel Janne Sevtšenko, kes on Rahvusooperi Estonia solist ja sopran. Ma ütlen nüüd kohe ise ära, et see liik, kuhu me oleme jõudnud, sopran, on siis naishäälte kõige kõrgem hääl. Ja kui me siin enne rääkisime, et tenorid on ooperis nii kuulsad, siis ma võiks väita, et sopranid on sama kuulsad. Oled sa nõus? No olen ja ei ole ka. Aga kuidas nende sopranitega on, et kas need veel omakorda jagunevad mingiteks erinevateks siis häälteks või? Sopran peaks olema tegelikult looduslikult kõige loomulikum siis ütleme naise hääleliik, eks ju. Need haprad, need häälepaelakesed. Aga jaguneme, et sellega nagu niimoodi, et on olemas koloratuursopran siis, kes laulab kõige kõrgemaid partiisid. Ja on lüüriline sopran ja dramaatiline sopran, siis kes jääb nagu madalamale. Mina olen lüüriline sopran, kes on koloratuuri suudab laulda, siis hiljem aastatega ikkagi inimese hääl muutub ka. Nii et koloratuurist saavad pärast hiljem lüürilised sopranid, et ei pruugi elu lõpuni jääda neid kõrgeid noote, et tihtipeale koloratuuride selline lavaline eluiga on suhteliselt lühike, kui sa oled muga nõus või? Igat pidi ilmselt on, aga üldjoontes võib-olla küll, jah. Aga missugused on need tüüpilised soprani rollid või mida üks sopran, missuguseid karaktereid ta tavaliselt ooperis mängib või laulab? No mina olen ikka igatsenud kogu aeg, et ma võiksin ka metso olla. Mulle meeldib laulda omapäraseid huvitavaid karakterrolle, kõik võimalikke, eks ju, sest seal on nii palju põnevaid värve, et üldiselt ikkagi sopranid laulavad, on siis need õnnetuksed, esimesed armastajad, sellised ilusad, toredad. Mõnikord on vist isegi inglid ja mõnikord on printsessid. Ja sellised printsessid, nummid. Aga iseenesest jällegi neile on võib-olla kõigi ilusamad meloodidele kirjutatud, nagu tenoritelegi. Ütle mulle seda, et mis hetkel või kuidas niimoodi juhtus, et sul tekkis see tunne, et sa tahaksidki lauljaks saada, professionaalseks lauljaks, sest lauluhääl on ju meil kõigile antud ja päris varase seas on selge, et kas laps peab viisi või mitte, aga kust just see, et see teater hakkas tõmbama? See ongi õige, mis sa ütled, et just nimelt teater hakkas tõmbama. Ega selle peale ma ei mõelnud, et must laulja saab. Ma laulsin kogu aeg, meie peres lauldi ja matkisin raadiost alati, kui mu üksi oli, mul ei olnud igav. Ja see laulmine oli nii loomulik elu osa, et ega ma kunagi ei mõelnud, et must peaks laulja saama. Aga ometi minu armastus oli teater. Ja siis on veel üks asi, mis ma arvan, et on mulle nagu iseloomulik, et mulle
mulle ei sümpatiseeri asjad, mis on nii tavalised või mis on moes või mis on massides, et kuidagi, et juhuse tahtel see nii läks, et sellel aastal, kui oli lavakasse sisseastumiskatsed, et ma viimasest voorust edasi ei saanud, siis ma olin nagu täiesti peata kana, ma ei teadnud, mida teha. Ja juhuse tahtel just sellel aastal ma olen Tartu tüdruk ja Elleri koolis olid sisseastumiseksamid ja keegi lihtsalt kutsus mind, et sul on ilus hääl, et tule sisseastumiskatsetele. Ma ei teadnud, ma ei olnud kunagi käinud muusikakoolis, et nooti ma ei tundnud ega midagi. Ma mõtlesin, kuidas ma siis niimoodi üldse lähen, eks. Aga kuna ma teadsin, et see on klassikaline, nagu siis ooperi laulmine, et see tundus niivõrd intrigeeriv ja huvitav just nimelt, et niimoodi sai sinna mindud jah, tänu juhusele ja heale nagu suunamisele. Ja sellest kujuneski minu armastus, sellepärast, et sa oled kogu aeg, esiteks avastad niivõrd totaalselt uut maailma ja ta on ikkagi nagu niši teema, ta oleks nagu underground, eks ju, minu jaoks tundus. Et see on jah, nii see läks. Kas sa mäletad, mis oli esimene ooper, mida sa nägid üldse? Jummel. Või mis sulle siis meelde tuleb või võib-olla see ei olnud päris esimene, aga mis sellise mulje jättis? No tõenäoliselt võis olla Carmen äkki. Ma imetlen neid lauljaid, mitte kellel on suurepärane tehnika või eks ju, vaid ta võib laulda pisut võib-olla mitte nii puhtalt isegi, aga kes puudutab su hinge, ta peab olema kunstnik. Nüüd on minu kõrval Rene Soom. Tere, Rene. Tervist. Rene on meie rahvusooperi baritonistsolist. Ja nüüd ma juba ütlesin, et Rene on bariton, aga mis hääleliik, meeshääleliik see bariton on? Ma arvan, et bariton on maailmas kõige levinum meeshääleliik, sest baritoni hääl on siis mehe häälele, kõnehäälele kõige lähedasem. Ehk siis, kui nüüd niimoodi lihtsustada, siis tegelikult peaks olema iga mees bariton. Et teeb suu lahti ja tegelikult juba kõlab baritonaalselt. Aga tegelikult on siis jah, laias laastus tenori ja bassi vahel paikneva hääleliigiga. Ja ütleme niimoodi, et kui minu lauluõpetaja kunagi ütles, et vaata, Rene, tenor peab laulma väga kõrgelt, bass peab laulma väga madalalt, aga bariton peab laulma väga ilusasti. Et jah, sellega me peamegi nagu nii-öelda siis eristuma kõrgematest ja madalamatest häältest, et peame siis panustama oma häälele ja hääletämbrile. Millised need ilusti lauldavad baritoni rollid tavaliselt ooperites on? No õnneks on neid ikkagi väga erinevaid, et alustades intrigantidest, lõpetades siis südamete murdjatega, sekka ka õnneks vahel selliseid mängulisi rolle. Aga jah, seal puuduvad nii-öelda need suured esimesed armastajad, kes on siis jäetud tenoritele ja ka epistilugejad või siis kuningad või siis paavstid või inkvisiitorid, nagu siis on imposantsed passid, et need rollid on ka jah, baritonide vahele niimoodi mõnusalt ära jaotatud, et ma ütleks, et see rollide ja karakterite amploa võib olla seda võrrelda isegi nagu rikkalikum. Et kord ühel õhtul saad olla intriganist
Jaago ja järgmisel päeval näiteks Don Giovanni. Kui sa, Rene, räägid, siis ma juba kuulen, et selles sinu hääles on selline nagu helin või selline väga ilus värv, aga siiski sellest vist ainult ei ole piisav, et kui sa lavale tuled ja sa pead midagi rääkima või rääkimise pealt laulmise peale minema, et kuidas see toimus, kas saaksid mingisuguse spontaanse näite meile tuua, mismoodi sellest tava rääkimisest äkki läheb suureks ja võimsaks see hääl? Jah, eks selle jaoks on ka jälle trenni tehtud ja kogemusi hangitud nii siit kui sealt lavadelt, aga et kõige parem näide on selle kohta ikkagi operett. Operett on siis teadupoolest ainukene muusikateatri žanr, kus on siis 3 erinevat tasandit. On siis tavaline draamatekst, siis on melodraama ja loomulikult siis muusika koos lauluga. Ja need on alati just sellises järjekorras. Ehk siis, et see kasvatab teksti ja mõtte intensiivsust, kogu aeg lisandub midagi juurde ja näiteks tavaline situatsioon operetis on siis selline, kui me räägime tavalist teksti, näiteks sina, Helen, oled minu partner laval, olgu siis teemaks armastus või petmine või truudusetus, me räägime ja ühel hetkel tuleb sinna alla orkester ja me peame natukene juba valjendama oma häält, et see oleks kuulda ka üle all mängiva orkestri ja kuni hakkame tunned, kuis meid paitab vaikus armastab. Ja nii see, mida sujuvamalt see teoks saab, seda, ütleme, sellega me petame publikut, et publik ühel hetkel ei saa aru, et hakkas niimoodi laulma, et ma ei saanud aru, millal ta lõpetas rääkimise ja alustas laulmist. Ja sellepärast on see tänuväärne melodraama seal vahel, et ta aitab kuulaja kõrval harjuda selle uue olukorraga ja tihtipeale jah. Et kui see õnnestub, siis on see meie töö 100% ka nagu vilja kandnud. Tere, Juuli! Tere, Helen! Juuli Lill on Rahvusooper Estonia solist, metsosopran. Mis hääleliik see metsosopran on? No, otsetõlkes on taks keskmine hääl, aga ta varieerub, et neid on ka väga erinevaid, et mõni on siis juba madalam ja sealt läheb tegelikult veel alla aldid ja et on hääleliik, mis jääb sopranist allapoole ja päris aldist siis natuke kõrgemaks. Ja mulle isiklikult tundub, et need metsosoprani või need keskmise naishääle rollid ooperitis on nagu kõige põnevamad ja kõige rohkem seinast seina. No ilmselgelt nad on vanamutid, nõiad, mingisugused sigaduste sepitsejad. Ühesõnaga ei ole tavaliselt lihtsad naised, kes armuvad mööda kõndivasse poeeti. Ja tegelikult on ju sinu rollide hulgas ka poiste rolle. Jaa, kunagi oli see minu jaoks dilemma, sellepärast, et ma ei ole kunagi olnud niisugune piitspeenike kaunis näpsuke naine, keda võiks mehena defineerida, nii et mina olen niisugune Paks Tõnisson poiss alati olnud. Ma algul harjusin see nõude probleeme, tegelikult see on päris vahva, see annab mulle hoopis teistsuguse niisuguse nurga sellele poiste rollidele, sest tihtilugu metsosopraid on sihvakamad. Et ma olen niisugune teistsugune. No ka rolle on ju ka erinevaid, et missugused sinu sellised eelistatumad või rollid või mis sulle tõeliselt meeldivad? Ma pean ütlema, et ma olen võib-olla niisugune mugav inimene, et ma teen iga rolli enda jaoks meeldivaks, sest et vastasel juhul on mul väga keeruline lavale minna. Et isegi mingisugused pisikesed väiksed rollid, kus ma tulen lavale korraks, võib-olla ütlen 3-4 sõna, ma pean seda rolli armastama, sest vastasel juhul on ka publikul väga tüütu mind jälgida, kui ma ise seda ei naudi. Sellepärast mul ei ole niisugust pöörast lemmikrolli kunagi olnud. Võib-olla kõige meeldejäävam või kõige emotsionaalsem side on mingisuguste esimeste rollidega, kus olid kõige suuremad kontrastid minu endaga, et ma pidin ennast ületama.
võib-olla siis ongi Grafinna Padaemandast, kus ma olin 24 ja mängisin Pille Lille vanaema, et see oli nagu niisugune äärmuslik või niisugune ekstreemne, see oli minu jaoks hästi põnev. Et kuidas keegi? Ja kui ma sult niimoodi küsiks, et mis on, ütleme, selliseid võib-olla kõige väljakutsuvamaid või naljakamaid või huvitavamaid niisugused karakterhääli, mida sa oled pidanud tegema, siis mis sul võib-olla pähe tuleb? No pähe tulevad ikka need, mis olid võib-olla viimasel ajal, et kui ma pidin Jukut tegema ühte poissi, mis oli päris keeruline, et ikkagi ma olen naine, ma pidin nagu rääkima, natuke jälgisin neid poisse, kuidas nad räägivad ja siukene, see oli nagu natuke naljakas. Ja samas pool aastat enne seda pidin tegema niisugust slaavi prouat, kes räägib selline aktsendiga, on väga kõrgena see hinna ja niisugune väga väljakujunenud ja ärudaaritud naine. Et see niimoodi, sa kehastud ümber nagu näitleja, aga kui sina laulad, on natukene isegi raskem. Tahab tuleta valida aktsendid. Nii et siis ma laulan niimoodi, nagu võtad karakter kaasa. No seda ma kujutan ette, kui suur väljakutse selline asi võib olla, et kui sa pead sellise nii karakteripärase häälega ka laulma. Just nimelt, et üleminekud on väga rasked ja võtame selle Graf Luxemburgis viimane roll, mis mul oli see slaavlanna, siis ma ju võin, eks ole, rääkida lihtsalt aktsendiga, ole niisugune häälega, aga siis ma ei saa minna loomulikult laulmise peale. Ja siis ma võtsingi selline häälekene ja räägin niimoodi, et on nagu koomiline ja siis ma laulan, erinevad laulud, see läheb normaalselt selleks laulmiseks üle. Aga kui ma räägiks tavalise häälega, siis tuleb nagu kontrast ja see laulmine mõjub nagu võõrkehana, et ta ei sulandu siis selle tekstiga kokku, et see tuleb leida see võti. Ja mis on need rollid, kus saab sind kuulata meie rahvusooperis? Meie rahvusooperis ma teen peaaegu kõikis tükkides minu sarates kilpkonnadest, kus ma ei laula ühtegi piuksu ja siis, nagu ma rääkisin, Trulla poiss Figaro pulmas näiteks. Ja karakterrolle palju, et enamus tükkides üksikutes mind ei ole. Ma tänan sind. Aitäh. Sinuga on alati väga tore ja sind on alati imeline laval näha. Tänan. Ja kõige lõpuks oleme jõudnud me kõige madalama meeshääle juurde. Priit Volmer, tere! Tere, tere! Priit on meie rahvusooperi bass-solist. Kohe kisub endal ka madalaks see hääl, et sinuga võrdväärselt rääkida. Mis sa oma hääleliigi kohta oskad iseloomulikku öelda? Selle saab... See jääb sisse. Nii, mis ma oskan öelda? Oskan seda öelda, et kui koorilaulus tavaliselt on olemas üks bass ja bariton, siis kui minna ooperi juurde, siis ka bassi häälerühmas on nagu erinevaid bassi hääletüüpe. On olemas basso cantante ehk siis Itaalia bass, selline lüüriline, selline, kellele meeldib rohkem, häälele meeldib rohkem meloodilist muusikat laulda, on olemas basso buffo, see on selline karakterbass, kes võib-olla rohkem nii-öelda hääletämber on veidikene selline koomilisem, heas mõttes koomilisem ja kes on sellised koomilised kujud. Iseenesest on olemas basso profundo, kes on väga madal bassi hääl. On olemas bassbaritonid, on olemas heldenbaritonid, mis tähendab kangelasbariton, mis tähendab seda, et tal peab olema tegelikult
Hääl peab võimaldama laulda bassi tessituuris, aga lihtsalt tema hääle iseloom on see, et see on veidike metallsem, kangelaslikum, dramaatilisem. Et ei ole nagu ainult just nimelt nagu koorilaulus ühte bassi, vaid on ka erinevaid bassiliike nagu sopranite hulgas, tenorite hulgas ja kõikides hääleliikides. Kas sellised valitsejad, saarid või nagu sa mainisid, kas need on ainukesed bassirollid või on bass natuke pahelisi rolle ka saab laulda? Jah, need saarid ja kuningad, see on nii-öelda bassi rolli ampluaa, siis nii-öelda see kõige kõrgem tipp, et reeglina bassid on ikkagi kas preestrid, sopranite isad, mõnikord ka vanaisad, tihtipeale joodikud, koomilised vanamehed, mõrvarid, doktorid ja ka on paljud heliloojad näinud kurjuse kehastust või nii-öelda saatanaid bassi häälega, et laulda saatanat peab sul olema selline veidike tumedam tämber ehk. Nojah, see väljendaks sügavust ja sellist natuke maavälisust ilmselt. Nähtavasti, jah. Bassid vist ei ole tavaliselt peaosades. See eelis jääb ikkagi sopranitele ja tenoritele. Aga ma praegu siin mõtlesin, et kui näiteks mõelda, missugust rolli mängiks bass sellises filmis nagu Kaunitar ja koletis, või sellises muinasjutus nagu Kaunitar ja koletis, siis seal sul oleks vist võimalik olla peaosas ehk koletise rollis. Kaunitar, jah. Ja ju ta koletis on, jah. Priit, aga kui ma paluks sul nüüd niimoodi spontaanselt näidata, et kui madalale see hääl saab laskuda, oleksid sa nõus meile näitama? Jah, no ma proovin, ma teen mõned hääleharjutused siis. Nii madalaid noote tavaliselt ooperis pole vaja. No ma tänan sind, see oli nüüd küll uhke madal noot. Nagu te nägite ja kuulsite, on ju ooperilaulja töö oma rollide, karakterite, hääle ja väljendusvahenditega ülihuvitav. Aga see on suurt pühendumist nõudev elukutse, täpselt nagu tippsportlastel. Sellegi poolest olete te alati teretulnud ooperisse nägema, kuulama meie soliste ja vaatama toredaid etendusi.